Teine osa, inhibiitorid. Tere jälle! Esimeses osas tegime tutvust hüübimismeeskonnaga ja saime teada, mis juhtub siis, kui meeskond ei tööta nii nagu vaja. A-hemofiiliaga inimestel 8. hüübimisfaktor kas puudub või see ei tööta õigesti. Ilma 8. faktorita ei saa verehüüve õigesti moodustuda ja verejooks ei peatu. Sellest jagu saamiseks on võimalik kasutada 8. faktori asendusravi. Hüübimismeeskonna jaoks tähendab see, et kõrgushüppajal palutakse asendada jooksjat, et võistlus saaks jätkuda ja verehüüve saaks moodustuda. Mõnikord võivad 8. asendusfaktori vastu tekkida antikehad, mida nimetatakse inhibiitoriteks. Need inhibiitorid peavad 8. asendusfaktorit võõraks ning takistavad selle toimet. Inhibiitorid on nagu võistluse kohtunikud, kes loevad kõrgushüppaja osalemise reeglitele mittevastavaks. 8. asendusfaktori hüppe katkestamine lõpetab meeskonnavõistluse. See tähendab, et teatepulka ei anta üle faktorile 10, fibriin ei saa võistelda ja publik läheb laiali. Ilma fibriinvalguta, mis koondab kokku trombotsüüdid, ei saa verehüüve õigesti moodustuda ja verejooks jätkub. Kui 8. asendusfaktori vastu tekivad inhibiitorid, saab verehüübimise taastamiseks kasutada teisi ravimeid, kuid need toimivad teisiti ning on seotud suure ravikoormusega. Seetõttu on inhibiitorite teke 8. asendusfaktori vastu tänasel päeval A-hemofiilia ravis üks suurimaid väljakutseid, millega kaasneb patsientidele suur oht eluohtlike ja korduvate verejooksude tekkeks. Viimased võivad muuhulgas põhjustada püsivat liigesekahjustust. Väljatöötamisel on uued ravilähenemised, et ületada inhibiitoritega seotud probleeme. Järgmises osas räägime rohkem uutest võimalustest ja sellest, mida need võivad tähendada hüübimismeeskonna jaoks. Püsige lainel ja vaadake hüübimismeeskonna 3. osa.